Tere jälle! Plaan on siis selline, et lammutaks selle vana haagissuilu maha, mis siin peal on. See on hästi mäda ja selline. Ja kasutaks ära seda metallraami, mis kannab seda haagiselamut. No siis siia peale saab ehitada midagi. Väike mõte on siis teha siuke ratastel saun. Saab sõita jõe äärde, sauna teha. Aga alustuseks siis lihtsalt lammutaks selle maha. Et täna on siuke teistmoodi video natukene. Ava! Et nagu näha, siin sees on tegelikult juba päris tühi. Et see projekt on juba korra ees olnud, aga nagu ikka asjad jäävad vahepeal seisma. Siis praegu ma lihtsalt jätkan selle projektiga. Et mis ma teen on Rambo saega, siis katsun selle lihtsalt pooleks saagida. Selle sogasid siis nii-öelda ära vedada. Ja vaatame, midagi saab siit veel kasutada ka. Aga selline ta siis siit seest on. Et ta juba seest on tühi, et mingit mööblit või sellist asja siis sees ei ole. Esimene asi käes. Üks asi jälle käes. Seda saab kasutada. Kui pärast peabki sauna ehitama, siit saab korstna väljamineku koha jälle teha. Igaks juhuks hoiame alles. Seda akent tahaks ka säilitada võib-olla, et hea terve plastmast aken. Ja järgmine asi käes. Et kui sa vaatad siia nurka, siis sa näed, et kõik on mäda ja seisnud väga pikalt nii talvel ja et sellega pole teha midagi. Aga raam on kõva. Potentsiaali on. Paljudel meestel on vist niimoodi, et kui nad vaatavad mingit prügihunnikut, siis nad näevad seal potentsiaali. Iseasi, kas see ka potentsiaal täielikult ära kasutatakse, aga seda nähakse vähemalt. Mina siin vähemalt näen. Et kuigi see tundub justkui selline prügihunnik, siis midagi on sellest võimalik ikkagi teha. Ma ei tea, äkki igaks juhuks võtame selle nagiga ka. Tundub väga fancy nagi siin. Äkki saab kasutada seda kuidagismoodi. Liigub igatepidi ja paari kruvid kinni võtame ära. Äkki kasutame. Mõtlen, et see suur aken ka vast ära võtta sealt, siis on lihtsam selle Rambo saega nagu toimetada võib-olla. On nagu pool seina juba maas või peaaegu terve sein. Kõik kruvid on vist väljas. Oba! Olemas! Ops. Seda me ei kasuta. See läheb prügimäele. Kui teile meeldib seda laadi video ka, siis võite teada anda, et siis ma tean, kas teinekord tasub mingit siukest vaikset pusimist ka teile näidata. Et ei ole mingi selline otsene seiklus, vaid on mingisugune nokitsemine. Et andke kommentaariumis teada.
ma vahepeal segan vahele siia ja teavitan, kes on siis eelmise videoloosimengu võitja. Ja eelmise videoloosimengu võitja on YouTube'i konto kasutajanimega Karol Mansberg 8. Et panen siia ekraani peale ka. Palun võta minuga siis ühendust. Kas siis minu Instagrami kirjuta, Facebookist leiad mind ülesse või siis mulle e-maili peale kirjutada. Ja kui sa ei ole minuga siis, ma ei tea, mõne päeva jooksul ühendust võtnud, siis ma loosin järgmise kasutajanime, kes siis on õnnelik võitja ja saab selle ahju endale. Et aga palju õnne, Karol Mansberg 8, võta siis muga ühendust. Hallo, tere, tere. Täna jõudsime siis siiamaale. Põhimõtteliselt ümbris on ära kakutud. Et homme tuleb sõber ka mul appi. Näeme homme. Nii, uus päev jälle selle projektiga siis. Nüüd siis on Kristjan ka mul abis. Paneme nööri seest läbi. Paneme ATV-le järgi. Mingi jupi äkki saame küljest ära jälle. Täna on suht vihmane ilm ka, suht kehva võrreldes eilsega, aga noh, savi. Noh, pool üks sein maas ju. Vaata. Kas nii viga lammutada? No nüüd on koristamist. Nüüd on koristamist, jah. Ainult koristamisrõõm. No nii, võttis mingi veits aega ja ongi valmis. Et raam on selline. Nüüd tundub jõle pisikene võrreldes siis, kui see kuut peal oli. Aga tehtud. Projektile on algus sisse viidud.